võime vist alustada. Tere kõigile, mina olen Elin Osi ja juhin siis täna Eesti Nooremarstide Ühenduse sessiooni. Ja tere tulemast teile kõigile. Nagu ma juba kuulsin, siis te kõik tahate siin hirmsasti olla, sellepärast, et me alustasime 15 minutit enne lõunapausi lõppu, ehk siis see tähendab, et teid kõiki väga huvitab see teema. Aitäh teile! Ja sellel aastal me keskendume paindlikule töötamisele ja ka osakoormusega töötamisele meditsiinis. Tervishoius on töökoormuse ja töökorralduse paindlikkus üha aktuaalsem teema. See mõjutab nii arstide heaolu kui ka kindlasti ravi kvaliteeti ja sellele me siis otsustasimegi sel aastal keskenduda. Täna me arutleme natuke selle üle, kuidas see töötamine toimib, millised on selle eelised ja millised väljakutsed. Muidugi ei ole puudu ka mõned kogemuslood ja siis üritame jõuda ka sellise visioonini, et mida võiks tulevikus parandada. Esmalt on meil siis paar lühikest ettekannet ja seejärel jätkame paneeldiskussiooniga. Ja varsti võiks ekraanile ilmuda meie Slido QR-kood, mille te võiksite avada ja kui teil tekib mõtteid, küsimusi, teemapüstitusi, mida võiksime paneelis käsitleda, siis kindlasti pange need kirja, hoian seal silma peal ja valin sealt populaarsemaid küsimusi, nii et hääletage siis üles nendele küsimustele, mis teile meeldivad. Aga hakkame pihta. Esmalt kutsun ma siia Eva-Liisa Rätsepa, kes on veresoonte kirurg. Tema põhitöökoht on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kuid jätkub huviga mitmeks põnevaks projektiks mujal. Aitäh tutvustuse eest. Suur rõõm on siin olla ja väga tore, et teid nii palju on. Niisiis, mind kutsuti rääkima sellest, et mida tähendab osalise koormusega töötamine kirurgina, sest me kõik teame, et kirurgid teevad tohutult palju tööd, just töötundidelt. Ja juba töötades 40 tundi nädalas ongi juba nagu osakoormus. Aga miks just mina sellest siin teile räägin, on see, et mina olen töötanud osakoormusega ja kahel erineval põhjusel, nii tööandja poolsel initsiatiivil kui ka enda initsiatiivil. Ja tegelikult see ongi olnud sinna üsna vajaduspõhine. Ma lõpetasin residentuuri aastal 2017 ja siis kohe ei olnud haiglal võimalik mulle täiskohaga tööd pakkuda. Aga see ei olnud absoluutselt mingi probleem, sest ma olin nagunii juba paralleelselt residentuuri ajal töötanud mitmes kohas, sealhulgas ka EMOS traumapunktis. Ja tunduski, et miks ka mitte, et natuke ühte, natuke teist teha. Läks mööda circa aasta ja siis juba öeldi, et kuule, et tule ikka täiskohaga meile, et ära seal EMOS enam käi. Ja siis muidugi olin nõus, et EMOS oli juba üksjagu tööd tehtud, et mõtlesin, et mis seal ikka, et täiskohaga oma eriala teha on ka väga-väga tore. Ja siis töötasingi täiskoormusega ligi siis 3 aastat, võiks nii öelda, oli tore, tööd oli palju. Natuke lõpus tundsin, et väike väsimust oli ka peale ja siis oli ka aeg minna seisele, ütleme, kes ütleb puhkus, kes ütleb palju raskem töö. Ja olin töölt eemal üksjagu ja siis juba tekkis selline väikene soov, et tahaks nagu inimestega suhelda ja istudes kohvi juua ja kõike sellist ka nautida taas. Ja siis vanad sõbrad EMOS olid nõus, et tule kõigepealt meie juurde, et see töö veresoonte kirurgias osakonnas, et seda võib-olla nii suurt stressi kohe pole vaja, et kui laps on väike ja veel aiaski ei käi. Niisiis alguses EMOS-se ja siis jaanuarist 2024 siis sain sellisele kokkuleppele, et tulen 0,6 kohaga tagasi veresoontesse, kuna mulle see töö meeldib, mina meeldin neile, kõik võidavad. Aga et sain ise öelda, et ma sooviks sellist korraldust, sest ei ole tegelikult mõeldav 2-aastase lapse kõrvalt teha 8 valvet kuus ja töötunde 250. Et ma olen väga-väga tänulik, et selline võimalus oli. Nii, aga lähme edasi. Ilmselt te kõik teate, et tervishoid ei ole selline, nagu ta oli mõnda aega tagasi. Ma võin ka öelda, et ma olen töötanud 13 aastat arstina ja selle ajaga juba on olnud muutusi ikka väga-väga palju. Alguses EMOS kirjutasime kõik paberi peale, hiljem see kadus ja alguses operatsioonide arv oli väga-väga suur, aga nüüd meil on
palju uudseid ravivõimalusi, angiograafistid on meie parimad sõbrad, et tihtipeale ei olegi vaja ilmtingimata teha pikka operatsioone, et saab ka teistmoodi ja veresoonte kirurgid, me opereerime ka, aga me oleme tihti pigem sellised koordinaatorid, otsustajad, suunajad, nii-öelda selle suurema pildi nägijad. Ja mida me veel teame? Inimesed jäävad vanemaks, tarbitakse enam tervishoiuteenuseid, EMO-s ka on aru saada, et 10 aastat tagasi see koormus ei olnud selline, nagu ta täna on. Aga inimesed, tööjõud jääb vanemaks, pensioniiga saabub, väga paljud ei taha teatud vanuses enam tohutult palju rügada, aga ma tean, et on mitmeid kolleege, kes on üle 60 aasta vana, üle 80 aasta vana ja teevad veel nii palju tööd, et see on imetlusväärne ja natuke hirmutav ka. Nii, aga mis siis töökorralduses on muutunud? Meil on võimalusi palju rohkem. Ma arvan, et 13 aastat tagasi kõik ei oleks öelnud, et kirurgina sa teed kaugtööd, kaugvastuvõttu, oleks natuke naerma ajanud, et kuidas sa seda kaugkirurgiat teed. Aga koroona ajal olid paljud patsiendid väga tänulikud, et me helistasime neile, tegime kaugvisiiti, küsisime, et kuidas teil läheb, kuidas jalg on, et inimene ei pea kuskilt kaugelt kohale sõitma, oma raha kulutama, oma tervisega riskima, kui me tahame lihtsalt teada, et kas see klaudikatsioon on nüüd 150 meetrit või on ta 25 meetrit, et saab nii-öelda sõelud välja need, kes tõsiselt kiiresti abi vajavad, kes mitte. Mis siis veel? Muutused on toimunud ka mõtteviisis, et paljude jaoks see anekdoot on see, et õige kirurg sureb skalpell käes laua ääres, aga ma usun, et keegi meist väga ei taha seda teha. Et inimese väärtus ei sõltu sellest, kui palju tööd ta teeb ja kui kõvasti ta rügab ja kirurgina ka ilmtingimata see, et sa teed 500 lõikust aastas, ei tähenda, et sa oled väga hea kirurg. Kõik ei sõltu üks ühel numbritest, muidugi numbrid on olulised, seda ei saa eitada. Miks mõelda osalise koormusega töötamise peale? Tihtipeale on lugu selline, et eluetapid ja vajadused, võimalused neist on väga erinevad. See, mida inimene tahab, suudab teha 25-selt, kui tal ei ole loomi, ei ole lapsi, ei ole suuri kohustusi, töötabki 250-300 tundi kuus, mõnda aega ja on sellega rahul. Miks ka mitte? Aga kui sa oled 35, sul on mitu pisikest last, ei kõla nagu väga mõnusalt see asi. Pluss siis mis veel, et tegelikult karjäär ei peaks olema sprint. Kui sa lähed sprindi tempos jooksma maratoni, siis see maraton saab väga kähku läbi. Ja kas vaadelda karjääri pigem sellise maratonina või intervalltreeninguna, sõltub inimesest, et intervalltreening on ka tore, et vahepeal kiire, siis aeglane, aga mingi areng on. Osalise koormusega me hoiame rakkes inimesi, kes tegelikult tahavad tööd teha. Tegelikult tahavad tööd teha 60+ arstid. Paljud tahavad, nad ei taha minna koju sudokusid lahendama, et uuringud on näidanud, et kes lihtsalt päevapealt jätab töö maha, läheb koju, ei pruugi väga õnnelikult väga kaua ilmtingimata elada, kui ei ole just ehitatud oma elu huvitavaks, põnevaks, mõeldud kõige selle peale, mis saab siis, kui ühel hetkel skalpelli enam kätte ei taha võtta. Ja me tänu sellele, et osaline töökoormus on võimalik, me hoiame oma talente. Et ei pea olema nii, et inimene saab lapse, 3 aastat on eemal või 2 last, 6 aastat on eemal, istub seal, mandub ära, võib-olla ei tahagi tagasi tulla. Leiab midagi muud, aga see inimene tegelikult, talle see töö meeldib. Talle lihtsalt need tingimused hetkel ei sobi. Jah, et põhimõtteliselt ongi nii, et leiame igalühele variandi, sest hea meeskond on mitmekesine ja eriti kirurgias on väga oluline roll vanematel kolleegidel. Et ma usun, et on erialasid, kus tõesti 30-40 aastased ongi tipptegijad ja ei vaja nii palju nõu ja abi, aga meil on selliseid operatsioone, mida võib-olla me teeme kord aastas, aga vanemad kirurgid on teinud 10, võib-olla isegi 100, et nad oskavad meid aidata, et selles mõttes mina näen, et väga õige on hoida ka meie vanemaid kolleege. Ja mitmekesine meeskond, tegelikult see on hea asi, et ei saa nii, et kõik on 45-aastased mehed, kellel on kodus naine, kes tegeleb lastega ja see ongi nende
töö. Nii. Nüüd jõuame motivatsiooni juurde, et väga tihti on Eesti tervishoius näha seda, et puudub selline suur motivatsioon, et lihtsalt päevast päeva, on neid, kes lohistavad jalgu järel, lähevad tööle, teevad midagi ära, aga hea meelega nad oleksid kuskil mujal. Ja väliseid motivaatoreid saab kasutada, et loomulikult saab väikese palgatõusu anda, natuke kiita, mingi auhinna anda, aga tegelikult õige oleks see, kui inimese motivatsiooni selline suurem osa tuleks seestpoolt. Ta tunneks, et see töö, mida ta teeb, see on mõtestatud, see viib kuhugi, see annab talle midagi. Et mina tean, et väga paljud inimesed ütlevad, IT on lahe, super, mine sinna, seal on väga-väga hea. Aga inimesed, kes on õppinud arstiks, neile tihtipeale see IT lihtsalt ei sobi. Ma lapsehoolduspuhkuse ajal üritasin IT-d õppida lihtsalt enda lõbustuseks. 3 kuu pärast ma sain aru, et ei. Mina sinna ei sobi, need inimesed mulle ei sobi, ei, et tervishoid on see õige asi. Ja peabki olema sisemine motivatsioon, et saada aru, see on minu koht, seda ma tahan teha ja ühel viisil või teisel saab selle tehtud. Inimeste motivaatorid, nii-öelda tegutsemisajendid ei ole ühtemoodi. See, mis motiveerib üht inimest, ei motiveeri absoluutselt teist. Mõne inimesega on nii, et ütled talle, et sa saad palka juurde, ta jookseb, tormab, on rahul. Teisele inimesele ütled, et 100 eurot juurde, ta vaatab otsa, et nalja teed või. Et tegelik motivaator on kuskil mujal. Näiteks teoreetiline, et on väga palju kolleege, kellele meeldib saada uusi teadmisi lihtsalt teadmiste saadmise nimel. Ehk siis kas teha teadustööd, lugeda artikleid, panna kokku ettekandeid, uurida, minna sügavamale kihilt. Et kõiki ei pruugi õnnelikuks teha see, et ma tegin täna 3 oppi, eile tegin 4 oppi. Ma teen üldse kõige rohkem operatsioone oma osakonnas, küll ma olen kõva tegija. Et see võib mõnda inimest õnnelikuks teha, aga mitte kõiki. Ka sotsiaalne, et tahan aidata teatud inimgruppe, tahan edendada, et need, kes tegelevad näiteks patsiendi heaolu edendamisega, loovad siis uusi reegleid, juhendeid, asju, mis siis suuremaid ühiskonnagruppe aitavad edasi, MTÜ-d, kõik muud. Et ma arvan, et igaüks peaks mõtlema, et mis on need asjad, mis mulle tegelikult on oluline. Et kui neid igapäevases töös hetkel ei leidu, kuidas ma saan neid juurde otsida endale. Ja mina olen mõelnud, et tegutsedes kirurgina osakoormusega, ma saan tegelikult seda, mida mul on vaja, mida igapäevasest tööst ei pruugi saada. Ja see on selline oluline tabel, mis ütleb seda, et tegelikult väga suure osa ajast me kustutame tulekahjusid. On need tulekahjud, mis on olulised, siis on need nii-öelda tüütud tulekahjud, ehk siis tulealarm läheb käima, aga tegelikult probleemi ei ole, aga meeleolu on läinud. Ja siis on need asjad, mis on olulised, aga millega ei ole nii kiire, kus ei ole tähtaega. Ehk siis mõelda, planeerida enda individuaalset arengut, elukestvat haridusteed, teadustööga tegeleda, märgata uusi võimalusi, kasutada neid. Kui sa oled kogu aeg nii-öelda ellujäämise režiimil, siis uusi võimalusi märgata, ei ole väga lihtne. Ja alati on sellised mitte kiireloomulised, mitte väga olulised. Mõned on lihtsalt tobedad, mõned on toredad, aga neid tuleks limiteerida. Nii. Ja nii. Ja Priit Tohver kirjutas väga hea artikli. Ma arvan, et kõik teist on seda lugenud kordades lahkumisintervjuu. Ilmselt nii mõnigi tundis ära mõne tuttava või nii-öelda prototüübi sealt. Kurnatus, toksilisus, perspektiividus. Kõik need on sellised tegurid, mis siis on osaliselt ikkagi mõjutatavad koormuse vähendamisega. Kui sa oled kurnatud, puhka, kui keskkond on toksiline, ole seal vähem, leia teine keskkond, perspektiivitus, tihtipeale peab ise oma perspektiivi leidma. Et muidugi süsteemid on puudulikud, süsteemid võimaldavad asjadel untsu minna, aga samas on meil kõigil ka isiklik vastutus, isiklik roll, et me ei ole taimed. Kui meile miski kuskil ei meeldi, siis me lähme ja sätime nii, et oleks parem. Väga palju on plusse osalise koormusega töö juures, aga on ka olulisi miinuseid. Üks miinus on see logistika. Et kui ma tean, et ma olen tööl nendel päevadel, mul on vaja patsientidega X, Y, Z teha, opituba on sellel päeval, tema saab tulla siis, et sellist planeerimist on palju rohkem. Või kui on mitu töökohta, mitu projekti, et ongi vaja lihtsalt super logistika olla. Tasapisi kõik sellised asjad on arendatavad.
teine asi on tähelepanulikkus detailide osas. Kui midagi palju teha, siis see tundub nagu hästi-hästi loomulik. Kui seda nii palju ei tee, mingi detail võib kuskil nihu minna. Et seda on ka näha, kui inimesed teevad tööd, olles väga-väga väsinud. Et ma olen väga häid kirurge näinud, kes ei ole öösel saanud magada, kuna on 2 erakorralist oppi olnud. Ja ütleme nii, et on näha, et see tähelepanu on oluliselt hajunud. Sama ka siis, kui sa oled lihtsalt ülekoormatud elust, oludest. Ja see on tõesti selline asi, et ei ole midagi teha, et kui sa teed vähem, siis sa mõnikord teed aeglasemalt, vajad rohkem aega mõtlemiseks, otsustamiseks. Ja muidugi kirurgia on selline protseduuripõhine, ehk siis sa pead ikkagi asju teatud hulgal tegema, et oleks teatud tase. Ja suhtumine. Väga paljud inimesed suhtuvad negatiivselt, sest meie omal ajal ja nii on tehtud ja peab ja kes töötab alla 200 tunni, see on üldse naljanumber. Peab ja on vaja ja nii on. Aga tegelikult enamus inimesi, kes nii reageerivad, neil on ikkagi endal see probleem, et nad ei ole küsinud, ei ole tahtnud, ei saa, nad on ennast ise nurka mänginud ja siis nad on lihtsalt pahurad. Aga mõned inimesed ongi pahurad. Osalise koormusega plussid. Sul on aega, saad tegeleda muude asjadega, näed suurt pilti, oskad oma aega paremini veel planeerida, sest aega peab jaguma siia-sinna. Ja eneseteostus, disainid endale ideaalse töökoha, võtad ise vastutuse ja tegutsed. Kuidas osalist koormust küsida? Tuleb ennast kokku võtta ja küsida, aga see peab olema põhjendatud. Tihtipeale on asi vajaduses. Kas tööandja vajab seda või vajad sina seda? Põhjenda väga hästi ära. Miks? Ja miks on ikkagi sind vaja tööl hoida? Mis on sinu need nii-öelda eripärad? Mida oskad just sina teha, teised ei taha, ei oska, ei viitsi teha. Et kõik ei pruugi olla nii, et käeliselt oskad seda. Võid olla ka hea kirjutaja, võid olla hea suhtleja, võid olla lihtsalt rahustav meeskonnale. Erinevaid variante on. Ja hea on öelda, et kui kauaks sa seda soovid. Kui see on ajutine, siis on väga hea. Algustähtaeg, lõpptähtaeg, kõik teavad, mida oodata. Ja rõhuta sellele, et sina ei ole ainus, kes võidab. Võidab ka tööandja, sest tal on motiveeritud töötaja, kes tahab seal olla, kellele meeldib seal, kes esindab oma ettevõtet igati suurepäraselt ja see on ju ainult hea. Aitäh kuulamast ja väga oluline, lugege palju. See aitab. Aitäh! Suur aitäh! Nii, järgmisena kutsun siia Julian Tähiste, kes on sisearst, kes töötab siis 2 haiglas, Hiiumaa haiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Lisaks on ta ka Hiiumaa haigla ravijuht. Palun! Tere! Just muretsesingi, et ma ei paista siit välja, aga näed. Ühesõnaga siis on mina nüüd nii haritud ettekannet ei tee. Et minul on selline olukorra kirjeldus, et mismoodi me seal Hiiumaal siis toime tuleme. Või mismoodi see paindlik töökorraldus seal toimub. Et ma siis näitan ära selle, et Hiiumaa on saar, see asub eraldi. Ja seal on teatud nagu ajad, millega on sinna võimalik jõuda ja võib-olla kui tahta kuskilt näiteks Tallinnas sealt töölt käia, et siis tegelikult lennukiga ma alati ütlen, et 30 minutit on nagu lennuaeg, aga tegelikult sa pead enne minema lennujaama ja jõudma sinna kohale, kus sa lähed, et umbes need ajad on sellised, et kokku peab umbes 2 tunniga arvestama. Auto pluss laev 4 tundi ja siis kui me kopteri välja kutsume, mitte siis tööle tulekuks, aga patsientide transpordiks, siis tegelikult ka tavaliselt peab umbes 2 tunniga arvestama. Ja siis Kärdlas on see Hiiumaa haigla. Ja Hiiumaa haigla on selline, see on nüüd renoveeritud värskelt, et kõik on seal väga nagu uueks tehtud. Põhiline siin, kus patsiendid lebavad, on see nagu 2 korpust. Siin asub EMO ja kaunis sissepääs ja siis siin on üks oluline maja, mis küll ei ole renoveeringust puudutatud saanud veel. See on puhkemaja. Et seal me mõnikord hoiame siis kolleege, kes
meil töötavad, aga kellel ei ole kodu Hiiumaal. Ja siia tuleb kopter 2 tunniga. Ja siis siin on meie ainuke kiirabiauto, et seega, et need on meil üks. See ei ole ka meie oma, see on PERH-i oma tegelikult. Nii. Kuidas meil siis haigla on üles ehitatud, on niimoodi, et meil on need 2 tiiba, kus me patsiente siis hoiame. Seal asuvad siis 4 nagu statsionaarset osakonda. Kõige rohkem on patsiente siis kas kirurgias või siseosakonnas tavaliselt ja siis on ka meil õendushooldusosakond ja günekoloogia sünnitusosakond, et kõige vähem ongi patsiente siis günekoloogia sünnitusosakonnas, et sageli need voodid on tühjad sünnitusi, meil on viimati olnud alla 40 aastas. Aga voodikohti kokku, kuhu kedagi siis pikali panna, on 26 seal. Ja igas osakonnas töötab 1 arst põhimõtteliselt ja siis töötab veel 1 arst, kellel ei ole osakonda, see on anestesioloog. Et EMO-s siis majas on kogu aeg on EMO-arst olemas ja tööpäevadel, tööajal ja siis mitte vabal ajal, aga siis nii-öelda töövälisel ajal vajadusel on siis olemas sisearst, üks kirurg, 1 anestesioloog, 1 gynekoloog, sünnitusabijärst. Ja siis paremas poolses veerus siis, et kui palju neid arste on, kes neid ametikohti siis katavad. EMO-s on meil töötab 1 arst põhikohaga, kes mujal üldse ei töötagi. Ja siis on, ütleme, kuni 6 arsti osakoormusega, mõnikord pean mina ka mõne EMO-valve tegema või meie kirurg teeb 1 EMO-valve kuus. Sisehaiguste osakonnas siis 3 katame selle ära osakoormustega. Kirurg elab meil Hiiumaal koha peal ja töötab seal põhikohaga, aga kuna see töö on siis tegelikult niimoodi, et ülejäänud aja, kui sul pole nii-öelda aktiivtunnid, siis sul on koduvalvetunnid, siis loomulikult ja pluss on teinekord vaja mitmekesi operatsioone teha või mingi protseduure teha, siis temal õnneks käib ka arste nagu abis. Siis günekoloogias 3 arsti osakoormustega, siis vahepeal käib meil veel paar arsti abistavas. Anestesioloogid, kellel ei ole oma osakonda, kes siis aitavad kõik asju täide saata, mida anestesioloogid oskavad, mida meie ei oska, siis neid on 6-7, kellega me saame selle graafiku kokku. Ja siis on meil 1 lastearst, kes on tegelikult pensionil juba ja ta on kodus ja siis me kutsume teda välja, kui sünnivad titad või siis on mingisugused lapsed, kes vajavad tähelepanu EMO-s siis. Et selline nagu hulk arste siis on ja siis näiteks aprillis ja mais see graafik tuleb kokku 19 arstist ja nendest siis on 3 tükki, kes ainult Hiiumaal töötavad, et siis see kirurg, meil 1 EMO-arst ja siis 1 arst, kes teeb nii nagu töötab nii siseosakonnas kui EMO-s. Siis on nendest omakorda on 2 arsti, kes elavad Hiiumaal, et meie EMO-arst siis tegelikult elab Haapsalus või siis Hiiumaa haigla arstide toas või siis seal puhkemajas. Ja siis on veel 5 arsti, kellel on olemas omad mingisugused kodud ja majutusvõimalused Hiiumaal. Aga seega see on tegelikult 2 + 5, 7 arsti, kellel on omad mingid pesad olemas ja siis on 12 arsti, kes peavad kuskil siis majutuma. Ja lisaks nendele tegelikult peavad majutuma meil ka näiteks radioloogiatehnikud ja õed, ämmaemandad. Selle slaidiga ma tahtsin näidata, et ma oskan võõrsõnu, demograafia ja tegelikult 10 aastat tagasi oli niimoodi, et peaaegu kõik arstid elasid koha peal ja neid oli natuke ka rohkem, et 2 kirurgi, 1 naistearst, keda siis käis nagu vabastamas nendest töökohustustest aega, et siis 1 kolleeg Mandrilt, 2 arsti, kes siseosakonda katsid, 2 anestesioloogi, radioloog, pediaater ja Mandrilt käis meil 2 arsti, kes siis katsid seda EMO või siis kirurgi valveringi. Ja majutust, seda puhkemaja, sellepärast see nimi ongi puhkemaja, et ainult puhkuste ajal põhimõtteliselt seal kedagi majutati suvepuhkustel ja teised spetsialistid, anestesistid või õed, nemad olid ka kõik koha peal, kõik õed olid koha pealsed, et nemad ei vajanud majutust. Siis meie majutusvõimalused, nagu ma mainisin, siis see on see EMO-arstituba, mis meil seal on, siis meil on see 3-kohane puhkemaja, mis loodetavasti
saab ka ümber ehitatud natuke rohkemate kohtade peale. Siis on meil üks korter renditud, kus on 4 tuba, kuhu saab ka siis erinevatesse tubadesse inimesi majutada. Ja teatud majutusasutused, mida me saame kasutada, aga need enamasti on kasutamiseks väljaspool suvehooaega, sest suvel tulevad sinna kõik turistid. Nii. Mis on siis paindliku töökorralduse eelised, et kui te nägite seda 19 arsti graafikus, kellest 2 elab püsivalt koha peal, siis üldse see, et meie eeliseks, et me sellist töökorraldust viljeleme, on, et me saame üldse pakkuda seda arstiabi. Ja kuna me oleme saare peal, siis meil ei ole ka väga luksust rohkem mingid erialasid nagu tagasi tõmmata, et need erialad peavad meil olema kaetud. Lisaks, kui meil on kolleegid kuskilt mujalt, siis meil on parem sidusus teiste haiglatega, meil on ka võib-olla lihtsam saada oma patsiente sinna ravile, protseduuridele või ongi teatud näiteks gynekoloog võtab vastu, aga teeb oma operatsioonid, mis on laparoskoopiliselt vaja teha mandril. Siis uute töövõtete kasutused, seal ma pean siis silmas nii ravijuhiseid või mis iganes kuskil midagi tehakse teistmoodi. Et kindlasti lihtsalt seda uut lähenemist siis tuleb mandrilt nagu peale ja meil on laiapõhjalisem kollektiiv, et siis ei ole see asi nii kanajalgadel, kuigi need jalad tegelikult ei ole kõige hullemad jalad, mis ma näinud olen, ma arvan seal, aga lihtsalt, et see võib-olla, kui meil tekivad mingid erakorralised olukorrad, keegi langeb ära, et kui sul on iga asja jaoks üks inimene ja ta langeb ära, siis see olukord võib-olla on paremini lahendatav. Aga siis keerulised momendid, et see pilt siis, see on virmaline siin pildi peal ja teine olen mina ja siis vahepeal me olemegi niimoodi, kui meil tekivad need erakorralised nagu olukorrad, kui keegi langeb graafikust ära transporditõrgete pärast, sest lennuk alati meil ei lenda või siis keegi jääb ootamatult haigeks. Siis me peamegi võimlema nii meie või siis ka siis need kolleegid, keda me siis näiteks kui EMO arst ei jõua kohale, siis keegi kohalikest arstidest samal ajal tegeleb oma statsionaari patsientidega ja samal ajal siis katab seda EMO. Graafiku muudatused on üldiselt keerulised lihtsalt sellepärast, et need meie kolleegid, kes mandrid käivad, on sageli ka kuskil mujal juba graafikus. Et siis selleks, et kuidagi neid vahetada, kui nüüd graafik koosneb ka ainult mujal käivatest kolleegidest, läheb nagu üsna keeruliseks, sest tegelikult tähendab ju mitte ainult meie haigla graafiku muudatust, vaid mujalgi. Puhkused on üldiselt väga keeruline aeg, eriti suvel. Tegelikult inimesed tulevad hea meelega sinna saarele, aga nemad tahaksid tulla, võib-olla nad tulevad või sageli nad tulevad oma põhipuhkuse arvelt, arvestades, et näiteks sünnitusi meil on vähe, võib-olla saadki rohkem olla, rannapaar kui rannas näiteks või kuskil, aga ootused on ikkagi selles, et tegelikult saad tulla perega, et see sarnanebki natukene nagu puhkusele vähemalt see eluolu, et võib-olla seal 4-toalises korteris, kus 2-3 kolleegiga olla ei ole olnud sinu eelistus, et selles mõttes siin ma muidugi näeks, et võib-olla me peame Hiiumaa rahvast kaasa või kuidagi küsima, et kellel on kodud tühjad ja normaalsed, äkki me saame sinna kedagi majutada. Et üldiselt on see nagu planeetide rivistamine on põhimõtteliselt ikkagi sellise töökorralduse kooshoidmine töö pakkuja siis või tööandja vaates, et näiteks siin vasakpoolsel pildil, seal on üks planeet tõesti olemas, see on Veenus, aga teised ma ei tea, kus on, eks ju, ja siis parempoolsel pildil on seal näiteks 3 tähte reas, aga need ei ole planeedid, et selles mõttes nagu seal esineb keerulisi momente kindlasti, aga see on tegelikult ainuke viis, kuidas meie näiteks hakkama saame ja mis tegelikult, ma arvan, on patsientide nagu ütleme nii pisikes haigla puhul, et see, et väljaspool käitakse, tegelikult see on nagu patsientide ravikvaliteedi või üldiselt ravikvaliteedi mõttes ka ikkagi väga positiivne. Aitäh! Minu pärast ei ole vaja sekundiks seda kõrgemaks tõsta. Nii, aitäh. Nii, aga siis veel kolmandaks kutsuks siia ette Madis Parksepa, kes räägib meile natuke Viljandist, statsionaarist. Madis on siis psühhiaater ja Viljandi psühhiaatria kliiniku ülemarst on ju. Nii.
Mul on hea meel siin olla. Ma tahtsin täna hirmsasti rääkida, ma palusin, et psühhiaatrid mind oma sessiooni ka võtaksid, aga nad ütlesid, et sinna ei saa ja õnneks tuldi vastu ja lubatakse mul siin rääkida. Ma hakkasin, jällegi ma ei mäleta, ma andsin ilmselt palju lubadusi, et millal ma saadan oma slaidid ja mõtted korraldajatele ette. Ma hakkasin sellega tegelema eile õhtul ja mõtlesin, et olen siis kaasaegne ja moodne ja annan ka siis AI-le käsu, et las ta teeb mulle need ettekanded ära, et need on kõik teil siin paremal näha, mida AI sellest teemast või mingitest teemadest arvas. Siin on kokku langevusi ja siin on paraku ka vastuolusid ja erinevusi, aga üllatavalt ütleme, need põhipunktid AI oskab välja tuua, et mis võiks see paindlikkus tähendada meditsiinis ja samas ta õnneks eksib nii palju, et veel sellel aastal on vast inimene ikkagi parem. Minu põhitöökoht, nagu öeldud, Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku juhtimine ja seal lastepsühhiaatri töö tegemine. Viljandi haigla psühhiaatriakliinik umbes 300 töötajat, umbes 150 voodikohta ja umbes 1/6 Eesti siis Tervisekassa ravi rahamahtudest siis ravitakse, mitte ei raisata siis Viljandis. Ja lisaks siis hästi pisikese koormusega töötan ka siis lastepsühhiaatria õppejõuna Tartu Ülikoolis. Mis see paindlikkus minu jaoks tähendab või millal ma sellega kokku puutusin? Tegelikult enne Viljandisse minekut juba, et põhimõtteliselt juba pärast ülikooli või ütleme siis residentuuris ma päris korduvalt leidsin ennast mõttelt, et miks peaks kõrgharidusega spetsialistidele ette kirjutama mingisuguseid tunde või geograafilisi punkte, kus nad peaksid viibima. Ma trotsisin selle vastu, ma pean ütlema, et minu tööandja toonane Tartu Ülikooli kliinikum, sihtasutus Tartu Ülikooli kliinikum oli üsna selles mõttes tolerantne, nad ei pahandanud muuga, nad lasid mul tööpäeva keskel jooksmas käia, kui mul kuul kokku läks ja selles mõttes ma sain sellist kogemust, mida ma ise tahaks, et oleks töökeskkonnas teistmoodi. Kui ma läksin Viljandisse, siis Viljandi ei ole tõmbekeskus. Ütleme, Viljandi haigla ei olnud siis tõmbekeskus ja parasjagu oli käimas, ütleme siis põlvkondade vahetus, sinna oli vaja leida päris palju, ütleme siis pensionile minevate kolleegide asemele oli vaja leida siis värskeid kolleege ja nii minu enda kogemus kui tegelikult ka siis intervjuudelt saadud, ütleme siis tagasiside ütles, et mis on kõige tähtsam tööle tulekuks? Kuidas? Jah, täpselt, et muud küsimused, palk ei ole, palk on 3.4, Viljandi palk ei ole kõrgem kui Tartus, Tallinnas, Pärnus, Tallinna lastehaiglas, meil on üsna hästi omavahel palga andmeid jagama. See on see ametlik palk, eks seal võib-olla on siis mingid teised variandid ka, jah. Aga täpselt, see sama paindlikkus oli, et inimestel on oma elu, paljudel inimestel on mitmed töökohad, kus vahel nad tahavad siis kas eneseteostuse või siis selle sama palga või siis mingitel muudel põhjustel ennast jagada. Ja teine asi, et inimesi motiveeris väga see, kui nad said enda, ütleme siis neid töömahtusid ja töökoormusi ise reguleerida, et need ei ole siis minu poolt ette antud. See paindlik töökorraldus, kaugtöö korraldus, et selle kõigega me alustasime 2017, kui ma Viljandisse läksin. See põhjustas esialgu väga palju ka toonases Viljandi haigla personalijuhis küsimusi, et kuidas seda korraldada ja kuidas seda kontrollida, et mis asi see täpselt on. Minu õnneks, jällegi ärge saage valesti aru, mulle ei meeldi mingisugused epideemiad, aga koroona tegelikult need samad asjad, millest me rääkisime aastaid varem, tõi pilti ja selgus, et tegelikult saab küll. Ja tänapäeval ei küsi enam keegi, mis on osaline töökoormus, mis on kaugtöö, mis on kodukontor ja nii edasi. Aga ma tahaks natuke laiemaks minna, et tegelikult ei ole küsimus ju paindlikus töökorralduses või küsimus ei ole ainult ajas, et aeg on üks tegur ja sellest ajast üks tegur on, et inimene saab ise ennast reguleerida oma, näiteks siin ka Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku juhataja eelmises sessioonis rääkis, kuidas tema armastab töötada pühapäeviti, ehk siis selles mõttes inimesed on väga erinevad
see ei ole töötaja probleem, see on organisatsiooni probleem, kuidas korraldada seda, et inimesed, kes tahab töötada õhtul, kes tahab töötada hommikul, ka mul on mõned arstid, kes tahavad vastuvõtte alustada kell 7 hommikul. Ma tahaks kell 7 hommikul loomupäraselt magama minna, ma enamasti lähen nõksukene varem, et inimesed on hästi erinevad. Samas on töökoormusega jällegi, et erinevatel eluetappidel, aga ka sesoonselt võib olla erinevaid põhjuseid, miks inimene seda töökoormust tahaks muuta, töötada mingil hetkel poole koormusega, siis seda koormust tõsta või ka tööandja poolt vaadates, et kui on näha, et inimene on näiteks et see loeb alla ikka, mitte üles, ma vaatan need sekundid ja minutid, et palju mul aega on jäänud, et mulle öeldi ka, et ma pean hästi kiiresti tegema. Aga mul mõned minutid on jäänud, ma praegu ehmatasin ära, et mul hakkab aeg täis saama. Ja. Et inimesed on väga, ütleme, et siis erinevate soovidega ja jällegi tööandja vaates tollel hetkel, kui ma sinna Viljandisse läksin, et ega seal ei olnud ka mingit valikut, et ma ei olnud positsioonis, et öelda, et ei, et sa tuled nüüd 1,0 või vähemalt 0,8-ga. Sa tuled 0,1-ga, kui tahad, ja siis mingil perioodil 0,3-ga ja nii edasi. Tööaeg ka selles mõttes, et mida tähendab 4-päevane töönädal, et 4-päevane töönädal ei tähenda mitte seda, et töökoormus on 0,8, võib tähendada seda, aga see võib tähendada seda, et kui meil on kokku lepitud tegelikult töö tegemise, ütleme sellised üldised mahud, siis reeglina inimene on efektiivsem, kui ta seda aega ise planeerib. Ehk siis, kui inimene jõuab teha oma kokku lepitud töömahud 30 tunniga ära või 25 või minu pärast 22 tunniga, et siis ongi ta oma selle täiskoormuse teinud, on ta tööl siis selle jaoks 4 päeva, on ta tööl selle jaoks 3,5 päeva. Töökorralduse paindlikkuse all ma mõtlen seda, et ühelt poolt kõik, see Hiiumaa haigla näide oli väga hea, kui palju peab klapitama logistikat ja kõiki asju, et see tiim kokku mängima saada, aga teiselt poolt on juhi vaates oluline ka ära tunda, tajuda ja inimesega läbi rääkida individuaalsed sellised töökorralduslikud, ütleme kas siis eripärad või vajadused, ja jälle julgustada inimest nendest teada andma ja paindlikkus jällegi tähendabki seda, et me saame neid ka lühikeses plaanis ja lühikese etteteatamise ajaga vajadusel muuta. Ja loomulikult paindlikkus tähendab ka seda, et tööaja sisse arvestataks võimalust ka mitte ainult klassikalise kliinilise tööga tegelemiseks, vaid on see, mis arstid peaksid tegema, võiksid teha ja teevad reeglina enese arenguga tegelevad arendustegevustega siis kas siis haiglas või erinevates erialaseltsides. Või siis valmistuvad ette mingisuguseid, ma ei tea, teadusprojekte või juhivad mingeid projekte, et ka see aeg saaks siis sinna nii-öelda tööaja sisse arvestatud. Konkurentsist ma natukene juba rääkisin, selles vaates konkurents, mis on väga moodne sõna, et me ju tegelikult mõnes mõttes konkureerime kõik mitte patsientide osas, me ei jaksa neid niikuinii kõik ära ravida, me oleme tööjõuturul justkui nagu konkurendid, mina suhtun sellesse hästi leebelt, kui inimene leiab endas jaksu ja kui inimene leiab endas tahtmist, et minu poolest võib ta töötada ka kõikide konkurentide juures ja päris mitmed ka seda teevad. Teine küsimus, mida mult on palju küsitud ja mul väga meeldis, et selle sessiooni alguses rääkis kirurg. Ma rääkisin vaheajal oma ühe hea sõbra, kolleegi, ühe Eesti kirurgiakliiniku juhiga, küsisin, kas sa tuled ka kuulama. Ta ütles, et ei tead, esiteks ma Madis sind olen palju kuulnud, teiseks on kirurgidel on praegu vist mingi kirurgia teema. Ja kolmandaks, et kirurgia ei ole see koht, kus mingit paindlikkust, et see on meeskonnatöö ja seal üldiselt, et psühhiaatris võite neid paindlikkusi rakendada. Ma täna tulin siia, kohe imestasin, et tegelikult teatud mõttes, teatud eripäradega, aga seda kindlasti saab ka teistel erialadel kasutada. Tõsi, psühhiaatria on selles mõttes hästi sobiv. Meie tööst väga suur osa on selline, mille jaoks ma kindlalt ei pea mingis geograafilises punktis olema. Meie tööst väga suur osa ongi siis ka meeskondade juhendamine, mingite tegevuste koordineerimine,
ka kirjatööd ja sellised asjad, mis võimaldavad seda paindlikkust kindlasti rohkem. Ja ma olen ka täiesti nõus, et näiteks ütleme, ongi, et opisaal töötab, seal ei saa olla, et iga saali nagu spetsialist tuleb tööle siis, kui temale paindlikult tundub, et on õige aeg ja samamoodi valvetöö, et ta peab ikkagi katma mingid kindlad siis, ütleme siis ajaraamid ära. Nii et ma olen nõus, et need erisusi on, aga teisest küljest on ka kindlasti kirurgidel, kindlasti ka valvetöötajatel just selliseid tegevusi, mis ilmtingimata ei eelda koha peal olemast. On need siis juhtimisalased, on need siis arendusalased tegevused. On see lihtsalt ka enesetõendus ja mõtlemine. Nii et, aga jah, sellega ma igati olen nõus, et psühhiaatrias on võib-olla seda paindlikkust kõige lihtsam korraldada ja kohaldada, kuigi ka psühhiaatrias, ütleme näiteks akuutravi osakond 24/7 peab olema valmis patsientidega, erakorraliste patsientidega tegelema, seesama valvetöö, millest ma rääkisin, et ka siin on natukene neid erinevaid nüansse. Ja töötajatel endil või kolleegidel, spetsialistidel on ka individuaalsed eripärad ja tegelikult on mul ka mõned kolleegid, kes on öelnud, et nendele ei meeldi see paindlikkus, et ta ise nuputab millal ja mida ja palju ta teeb, et talle meeldib, kui on ette antud palju selgemalt, et millal ta tuleb, kui palju või mingisuguseid vastuvõtte või tegevusi ta teeb ja millal ta läheb, et see on ka tegelikult täiesti okei. Ehk siis see ei ole universaalne, see ei meeldi kõigile. Sellest ma olen ka aru saanud juba üsna hilja, aga siiski juba olen aru saanud, et kõik maailma asjad ei käi nagu mulle meeldivad. Põhimõtteliselt on ju see organisatsiooni juhi või ütleme organisatsiooni vastutus siis tagada need kõik eeltingimused, ehk siis tagada seesama logistika, ehk siis tagada see meeskondade toimimine tingimustes, kus kõik meeskonnaliikmed või erinevad meeskonnaliikmed on erinevatel aegadel, erinevates kohtades, erinevates ülesannetes. Mida selleks on vaja teha? Üks on kindlasti siis selliste rollide ja ülesannete selgus ja kokkuleppimine. Ehk siis, et paindlikkus ei tähenda ju seda, et igaüks tuleb hommikul tööle ja vaatab, et mida ta täna teeb. Ma hakkasin praegu mõtlema, et mul see umbes nii on, et tulen hommikul tööle ja vaatan, mis ma täna teen. Aga ütleme, et normaalsed inimesed tahaksid võib-olla ikkagi need asjad eelnevalt kokku leppida. Jällegi tööd saab kokku leppida, ütleme, nii-öelda koormuse põhiselt, mitte niivõrd ajapõhiselt ja seda on ka paljud uuringud näidanud, et kui inimesel on selle aja reguleerimiseks vabad käed, et siis ta seda aega, mis ta siis tööl on või tööülesandeid täidab ka kuskil mujal, et ta kasutab seda efektiivsemalt teatud piirini muidugi. See tähendab paindlik töökorraldus, ehk siis inimesed käivad erinevate graafikute alusel, tähendab kindlasti seda, et inimese selliseid ütleme, spetsialisti autonoomiat tuleb siis väärtustada ja toetada. Ehk siis see võib tähendada, et kui tema on tööl, siis näiteks tema vahetut ülemust ei ole, mis tähendab, et ta mingid otsused peab iseseisvalt tegema. Ja samal ajal autonoomsusega peab toimuma see kõik kooskõlas siis meeskonnaga arvestamisega. Minu kogemus Viljandis on väga selgelt, et mida rohkem tullakse vastu, arvestatakse töötajate individuaalseid huvisid, seda rohkem nad panustavad ka meeskonnamängu. Ehk siis juba aastaid ei mäleta ma seda olukorda, et oleks mingi probleem olnud näiteks erakorraliselt, ma ei tea, valveringi aukude katmisega või midagi, et tullakse vastu või puhkuse asendused näiteks, jah. Ehk siis kogu see juhtimine peab samamoodi olema siis paindlik. Kui doktor Pilli-sugused tahavad pühapäeviti töötada, siis peavad olema ju ka tugid ja juhid valmis reageerima, kui midagi juhtub. Info liikumise tagamine, kui sellised, ütleme, jällegi töötajad on erinevatel aegadel tööl ja eks siin on see võrdsuse küsimus ka, mis võib kerkida, ehk siis jällegi osa töötajatele see paindlikkus on suurem, nad saavad ise rohkem otsustada, millal nad on rohkem perega, millal või mis perioodil või nädalapäeval nad näiteks rohkem töötavad. Siin mulle meenus kohe Villu Tamme laulusõnad, et ega võrdsus ei olegi ju see, et igal ühel üks ja sama, võrdsus on see, et igal ühel oma, aga tõsi, see on jällegi juhtide vastutus siis seda selgitada ja neid otsuseid põhjendada. Ja millegipärast hästi väiksena siin slaidil on all paremal, või tähendab siis keskel paremal nurgas on jah siis, et tegelikult see paindlik
tööaeg ja töökoormus, et see vajab juhtide poolt ka seda jälgimist, et see paindlikkus ei muutuks inimese 24/7 tööajaks. Ehk siis, et ta ei käi konkreetsel ajal töökohal ja justkui siis kogu aeg peaks olema valmis. Et see on ka tegelikult juhtide vastutus seda vaadata, seda reguleerida, sellest märku anda. Ja tööohutuse, tööõiguse küsimused ka, et kui inimene on kodukontoris, ega need ei ole Eestis lõplikult või väga hästi veel ära lahendatud. Mis me edasi teeme või mis need järgmised tegevused on, et eks supervisioonidest, kovisioonidest, koolitustest kindlasti nende osakaalu tuleks tõsta. Ma näen, et kõige rohkem praegu tegelikult ka just need üksuste või osakondade juhid ja allüksuste juhid tegelikult sellist toetust vajavad, sest nemad ju selles igapäevases logistilises turbulentsis ju elavad ja eks see praegune kogemus on näidanud, et tuleb pidevalt olla valmis ka kohanemiseks. Jällegi, paindlik tööaja korraldus suurendab organisatsiooni vastupanuvõimet igasugustele kriisidele. See koroonakriis oli hea näide, sest et me niikuinii töötasime kogu aeg paindlikult ja siis ei olnud ka mingisuguseid ülemineku raskusi. Kas see tegelikult on õnnestunud või kuidas on õnnestunud? Mul on siin saalis päris mitmed kolleegid, et eks te tegelikult küsige pärast nendelt, et mina ikka räägin ju, et väga vahvasti tuli kõik välja ja õnnestus hästi. Ma arvan, et on päris hästi tulnud välja. Värbamise osas meil ei ole arstide puudust, iga aasta on me ikkagi selgelt positiivse iibega, jah. Nii selles mõttes iibega, et arste on tulnud rohkem kui lahkunud, kui ka selles mõttes, et päris mitmed on ikkagi selle päris iibega ka ja ütleme siis lapsehoolduspuhkusel. Võib-olla arvuliselt võib siis öelda, Jämejalas meil on psühhiaatrite mediaanvanus on 37, Eesti psühhiaatritel on 57. Kindlasti paindlikkus on parandanud abi kättesaadavus, see tähendab just need kaugtöö võimalused, mobiilsed teenuse võimalused, kus me pakume neid teenuseid nii-öelda liikuvalt patsiendi elukohas, et see parandab ka patsientide abi kättesaadavust, toimetulekust. Kriisiga ma rääkisin, et see on tegelikult ka paranenud. Vastutulelikkusest ma ka juba rääkisin, mida paindlikum sa oled töötajaga, seda rohkem on tõenäosus, et ta ka organisatsiooni vajadusi tegelikult arvestab ja rahulolu uuringud on ka enam-vähem. Nüüd vaatan, et kolleegid ei noogutanud väga innukalt kaasa. Pärast küsige neilt. Kokkuvõttes tahan seda öelda, et tegelikult on see, eks ta kõik üks sellise suhtumises kinni on ja paljuski just juhtimisalases suhtumises. See jutt põlvkondade tohutust erinevusest, see on osaliselt õige, kuigi ega inimtüüp ja inimese iseloom ei ole muutunud ja võib-olla põlvkondade puhul alati tasub mõelda ka niipidi, et eks järgmised põlvkonnad on targemad ja see on kui nad ei taha asju teha nii, nagu mina tahan, et järelikult võib-olla olen mina midagi valesti teinud. Aitäh! Kas see töötab juba? Jah. Paluks ette ka Eva-Liisa ja Juliani tagasi ja kutsuks meiega liituma siis Sander Poksi, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi EMO juhataja ja erakorralise meditsiini arst. Mis teil on? Ülemarst on see tiitel, on ju? Osakonna juht. Ja lisaks siis Helen Reimi, erialalt naistearst, töötab Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus ja lisaks sellele on ka residentuuri prodekaani ülesannetes. Nii, ma arvan, et võib korraks tagasi panna ka selle QR-koodi äkki, et te saate meilt küsimusi küsida. Osad olid juba tulnud, ma pean ka istuma siia. Aga meil on väga ilusti aega jätkata natuke aruteluga, et väga head ettekanded olid. Minu meelest said väga ilusti kaetud väga mitmed teemad, aga ütleme teemasse sisse toomiseks ma küsiks Helenilt ja Sandrilt, mis on teie kogemus osalise töökoormuse ja paindlikkusega? Väga lühidalt. Väga lühidalt. Kogemus on. Väga hea. On nii meeskonnas olles isiklik kogemus kui ka osakoormusega töökorraldust ja õppekorraldus juhtides, nii et jah, ega vist
ei saa öelda, see plussid ega miinused vist on kõik täna juba kõlanud, nii et vast lähemegi kohe juba sügavamalt sisse järgmiste küsimustega. Aitäh. Jah, ma võin umbes samamoodi vastata, et pigem võib küsida, et kui suur on nagu kogemus täiskoormusega, et neid täiskoormusega töötajaid väga palju ei ole, et enamik kõik on ikkagi osakoormusega ja ise samamoodi ka kõrvalt väikse koormusega mingid teised tööd on kõrval ikkagi, et pigem on see tavapärane, jah. Kui mitu arsti on siis kliinikumi EMO graafiku nimekirjas? No kokku siis põhikoguarste on meil siis kuskil 24 ja kui ma nüüd viimati vaatasin siin aprilli graafikut, oli 3 inimest nendest täiskohaga ja nendest üks on siis, kes teeb see täiskoha kliinilist tööd, et teised on siis koos admin-kohustustega. Ja loomulikult kõik residendid, tudengid, valdav enamik neist on täiskoormusega välja arvatud, siis osakoormusega residentuur. Ja kes on meil lisaks seal arstide poole pealt, üldarstid, abiarstid, nemad on kõik osakoormusega. Et jah, ja teiste nagu töötajate gruppide osas need koormused võib-olla keskmised on natuke suuremad kui arstide osas, aga ikkagi selline täiskohaga töötajaid, nad ei ole kindlasti enamuses. Ja minu enda kogemus on enam-vähem samasugune. Aga me peame vist neid mikrofone siin natuke jagama, on ju? Jah, okei. Aga me kuulsime paari nagu isiklikku kogemust, aga mis on teie kogemuse põhjal siis peamised põhjused, miks seda paindliku osakoormusega tööd nagu hakatakse tegema? Võimegi siit kohe alustada. Ma arvan, et see tuli väga hästi esimeses ettekandes välja, et seda hakatakse tegema seetõttu, et töö on tavaliselt arstidel ikkagi üsna oluline, aga mitte peamine roll elus ja mida arstid üha rohkem hakkavad või on hakanud väärtustama, on ikkagi ka need muud tegevused, kusjuures need muud tegevused võivad olla ka tööalased tegevused, et mul on mitmed psühhiaatrid, kes töötavad erinevates asutustes just seetõttu, et nendes on ka erinevad profiilid, ehk siis nad saavad mitmekesist kogemust. Aitäh. Keegi veel? Ma mõtlesin ka, et kõik. Ma ei tea, kas mul on midagi väga palju uut sellele võtta, et selles mõttes, et ikkagi põhjus ongi täpselt see, et muid asju tahaks ka teha peale töö. Ja teine asi, tegelikult peale minu on veel arste, kes elavadki 2 kohas või ka muid spetsialiste, et näiteks meil proviisor ITK-s, kes tegelikult töötab ka kliinikumis ja talle sobibki niimoodi, et ta nagu käib erinevates kohtades, et võib-olla ongi ja teine asi, sest suunamist enam pole. Et sa ei pea jääma sinna, suunamisel ka tegelikult olid vist teatud aastaid, aga sa ei pea jääma sinna, kus sa maandusid. Võib-olla sa tahad natuke seal olla ja siis käia kuskil mujal, et ongi need eelistused on muutunud ja kogu see üldiselt võimaluste rohkus on kasvanud, ma arvan. Jah, ma arvan, et väga paljud inimesed on aru saanud, et nad vajavad mitmekesisust ja vajavad sellist tempo vaheldumist, et ei saa nii, et 10-15 aastat täis tempoga ja siis kõik töölt ära, et see aitab nagu minu arvates lihtsalt karjääri pikaealisusele kaasa väga hästi. Et ei lähe kohe neid sudokusid lahendama? Jah. Või lähed sudokusid lahendama koju? Juulile meeldivad sudokud. Et üks asi on, ma arvan, paratamatus, et kui mõelda nagu erakorralise meditsiini peale, siis ma usun, et samamoodi nagu paljudel teistel tervishoiu valdkondades patsientide arv ja töökoormus pidevalt kasvab, et vähemalt võib-olla millalgi see on taas võimalik, aga praegu ma julgeks ise öelda, et täiskohaga nagu puhtalt see kliinilist tööd teha ei ole lihtsalt või nagu jätkusuutlik selle kõrvalt nagu terveks jäädes. Et siin on jah kõrvale vaja kas mingit muud vaheldust või siis isiklikku elu natukene, et see 1,0 puhas sükust kliinilist tööd, et see lihtsalt kurnab inimesi nii ära, et see nagu pikad tulemused on seal kehvad igatpidi. Ma arvan, et üks viga, mis me teeme, on proovida defineerida, kes vajab osakoormust, sellepärast et see iga ühele oma ongi juba see üks ja ainus vastus, sest me tegelikult mitte kuidagi ei suuda ette ennustada, mis põhjustel võib töötajatel erineval ajahetkel või erinevaks ajaraamiks olla osakoormust vaja.
et selle motivatsioonist on täna palju räägitud ja seda, et arst oleks motiveeritud arst olema, justkui ühiskond ja meie ise ka ja võib-olla 400 aastat juba enne meid on arvatud, et kui sa juba arstiks tulid, see tähendab, et sul on piisav motivatsioon, et arstina töötada ja küllap sa ka teadsid, kuhu sa tuled. Eks sa ikka natuke olid kuulnud ja teadlikkust sellest, et kell 8 hakkab tööpäev ja enamasti ollakse ka öösiti tööl ja keegi peab ju olema ja see ei ole sulle ju ometi uudis. Ja vastus on, et ei olegi. Et see ei olegi mulle uudis, aga pigem see teadlikkus, me täna oleme mõelnud, et seda kõike saab lahendada ka teistmoodi. Ütlemata, et ei, me öösiti enam ei käi tööl või ei, me neid protseduure enam ei tee, aga siis meil tuleb see tähtede ritta seadmine, millest Julian rääkis, eks ju, et aga see on keeruline. Ehk siis paindlikkus toob kaasa oluliselt suurema logistilise ja bürokraatliku poole, milleks me tegelikult peame valmis olema ja vähemalt õppejuhtimise poole pealt mina näen, et kui me selles osas järjest edasi läheme, mida justkui töötajad täna vajavad, siis meil tegelikult seda admin võimekust, et seda kõike juhtida ja hallata on vaja kordades rohkem. Et need töötajad saaksid siis omale sobiva koormusega töötada, aga nagu öeldakse, töötaja motivatsiooniks on vaja 3 asja. Selleks on vaja tunnet, ta kuulub kuhugi. Tal on vaja tunnet, et tema kompetentsus kasvab ja tal on vaja tunnet, et tal on ise oma autonoomia, et ta midagi isegi saab teha. Nii et see osakoormus tegelikult tagab selle inimese enda autonoomia võimekuse, aga et millal ja miks ja mis põhjustele paneme kirja, see põhimõtteliselt on juba ette ennustatult vale vastus. Täitsa nõus sellega, võib-olla just rõhutaks eelkõneleja puhul või ütleme vastusest seda juhtimissaraste kvaliteetide tõusu vajadust, et kogu seda, ütleme ausalt, et siis palju killustunumat töötajaskonda, et seda ikkagi suunata ja toetada. Mis puutub muidugi individuaalset osakoormusega töötamist, et siin tuleb vaadata seda, et väga sageli ju töötatakse osakoormusega ühes asutuses ja selle jaoks on tegemist osakoormusega, kui paned kokku kõik need osakoormused, mida arstid teevad, et siis minu rekord on ikkagi kokku, ma sain üle 3,0 koormuse ja siis kui ma seda uurisin, et tund ei tule läbi, siis selgus, et kaugtöö võimaldab ühel ajal teha nagu 2 erinevasse asutusse seda kaugtööd. Nii et selles mõttes ma arvan, see on ka see, mida juhid tegelikult peaksid ka jälgima, mitte taunima, vaid ette heitma, aga suunama ja toetama just, et inimene ennast selle nii-öelda osa koormuse või paindliku tööajaga töötades, et ta tegelikult ennast ütleme siis hulluks ei tööta, jah? Kusjuures see tuletab mulle meelde ühte küsimust, mis mul sellest sessioonist rääkides üks kolleeg esile tõi. Just sellega, et 3-0 koormus tuleb kokku. Et tegelikult need töö- ja puhkaja seaduse nagu jälgimine jääb praegu indiviidi tasemele vastutusele, aga et kas oleks ka mingit ütleme nagu tuleviku võimalust seda vältida, et ei ole nii, et tehakse ühes Tallinna haiglas 24 tundi valve, siis minnakse teise otsa 24 ja siis tehakse kiirabis 3. 24 otsa. Et kahjuks selliseid juhtumeid on ka olnud. Ma tahan ikka aja täis rääkida, eks jah, aga kuna mikrofon on sinu käes, siis sa rohkem ära mulle anna. Mina isiklikult ei ole regulatsioonide usku, tähendab, meil on arstide puhul tegemist kõrgharidusega tippspetsialistidega ja eeldada, et mingi seadus peaks ütlema, et mitu tundi nad kuskil haiglas või tööl tohiksid olla, et see ei ole tegelikult lahendus. Pigem on lahendus ikkagi just see töökeskkonna, tööõhkkonna poolne, ehk siis kui inimene saab võimalikult palju oma tööalast eneseteostust kindlas ühes või siis 2 asutuses näiteks ära rakendada, et ega siis tema huvi ei pruugi ka olla 3,0 üle Euroopa töötada, toimetada, aga ma selles mõttes, et seda peaks seadus kuidagi karmimalt reguleerima või siis, ma ei tea, silmade punasust hommikul enne tööle tulekut mõõtma, et sellesse ma ei usu väga. Aitäh. Ja, aga siis maksimumtööajast miinimumtööaega. See on küsimus kõigile. Kui palju oleks mõistlik minimaalne osakoormus, et püsiks kvaliteedistandard? Alustame äkki Helenist. Väga hea küsimus. Meie üldjuhendajad programmide sees on seda palju esile toonud ja loomulikult palju toonud esile kirurgiat, et kõige suurem mure ikka seda kirurgiast tabada, milles osas õnneks on ka teised erialad öelnud, et aga kas mitte kõikides erialades ei ole kvaliteet oluline, mitte ainult siis, kui sul on see terarist käes, eks. Aga seda, et kui palju peab tegema selleks, et oleks kvaliteet tagatud ja tegelikult täna sisulised arutelud selle osas käivad, et töökoormus seda tegelikult ei näita.
ehk siis inimene võib olla tööl 1,0 ja teha ikkagi teatud mingit näiteks protseduuri või nagu siin öeldi, mõnda protseduurist ongi 1 kord aastas, vaatamata sellele, et arst on 1,0 tööl. Ehk siis see ei ole ainus näitaja, mis näitab seda küll, et me peaksime jälgima seda, kes mida teeb, kuidas ta seda teeb, mis kvaliteediga seda teeb. Üleüldine meie ravikvaliteedi jälgimine ja indikaatoritele lähenemine kindlasti on õige suund. Aga see osakoormus või siis täiskoormus ei tähenda kohe, et see on see, nagu just Madis tõi esile, et sa võid täiskohaga oma tööülesanded ära teha 4 päevaga, sa võid teha seda 5 päevaga, me võime seda 7 päeva peale jagada. Et see ei ole ainus näitaja, aga murekohaks tõepoolest täna on see, et kui inimesed on osakoormusega ühest kohast, siis tegelikult nad ei ole üleüldiselt töökohal osakoormusega. Neil on see 0,5 + 0,5 + 0,4 + 0,3. Ehk siis, mis mina näen oma positsioonilt täna, et tohutult suur vastutus on inimesel endal, kui ta töötab osakoormusega. Ehk siis olla tööandjale tegelikult ka usaldusväärne partner, et ma luban, et ma tulen ja olen see pool aega ja ülejäänud aja teen siis midagi muud, eks ju. Aga vastutulelikkus ülesannete täitmiseks siin ja seal ja päriselt siis ka selle 0,5 eest seda tööd teha, mitte olla kaugtööl veel hoopis 3. kohal, kui lubasin olla 1. kohal, jube mõnus on, palk igalt poolt jookseb, jube mõnus on olla. Aga lõpuks tegelikult kvaliteet ju langeb ja see vastutus täna on väga-väga suures osas ka inimesel endal, kes ütleb, et jah, ma olen valmis iseennast juhtima, oma tööülesandeid juhtima, jälgima, mida ma oskan, mida ma enam ei oska, mida ma suudan hallata, mida ei suuda hallata. Ja kas iga indiviid täna oma tasandil neid vastuseid iseenda osas teab või tahaks lihtsalt paindlikud tööaega. Aga mis see tegelikult tähendab, eks? Et see vastutus on iseendal siis ka oluliselt suurem kui täiskohaga, kui sul lihtsalt öeldakse, et siis tuled, siis oled olemas ja on mingid muud vastutused sinu õlult maas. Kas see kõigile sobib? See on teine küsimus, jah? Ma arvan, et see, mis minimaalne töökoormus võib olla, sõltub hästi palju sellest rollist ja selle rolliga kaasnevast vastutusest. Et kui näiteks meil EMO-s töötab abiarst, võib alguses tahaks, et ta oleks vähemalt poole kohaga, et ta elab süsteemi sisse, saab tuttavaks, kuidas asjad käivad. Aga kui ta hiljem töötab, ma ei tea, 0,2, 0,3 koormusega, see tegelikult ei ole ilmselt suur probleem, sest tal on kõrval juhendaja, kes saab teda nõustada patsientide osas. Tal võib-olla see vastutuse koorem ei ole nagu nii suur. Samas, kui ma räägin nagu erakorralise meditsiini arstõppejõust, kes on võib-olla maja vastutava valvearsti rollis, kes peab nagu väga täpselt teadma organisatsioonis ja logistikat, igasuguseid nüansse abistama kliinilistes olukordades keerulistes. Et seal sihuke 0,5, 0,75, 0,5 oleks võib-olla sihuke muidu miinimum, et väiksema koormusega saaks töötaja olla võib-olla siis, kui ta ka kuskil mujal kõrval töötades saab seda sama kompetentsi. Et meil on ka arstõppejõudud, kes töötavad väiksema koormusega 0,2, 0,3, aga siis nad kõrvalt töötavadki kuskil teises haiglas sarnases rollis, et sealt nad saavad tegelikult selle pädevuse kätte. Et ma täitsa nagu ainult töötaja enda vastutuseks ei julgeks seda jätta, et kui inimene töötab ainult 0,1 koormusega, ainult minu juures kuskil mujal ei tööta, ma ei saa teda panna nagu valvetööd tegema, et ükskõik kui võimeks inimene on, ei kanna välja, et ta jõuaks selle infoga ennast nagu kursis hoida. Suur osa tema valve või ütleme nendest töötundist läheks lihtsalt sellega, et selle uue nende infoga ennast kursis hoida iga valve, et kuskilt mingid piirid tulevad, jah. Aga just seda, et ühelt poolt ei olegi võimalik, et ei saa ka olla nii, et ainult tööandja vastutab selle eest. Et see ka ei ole ainus suund, aga kuidas me seda nii-öelda adekvaatselt mõõdame, aga ma täna tahan öelda, et ravikvaliteediga, miks me läheme ravikvaliteedi ja ravitulemuse auditeerimise peale ainult siis, kui me justkui läheksime osakoormuse kallale. Täpselt sama suur mure ravikvaliteedis on nende inimeste juures, kes töötavad 1,0 ja nagu ka saalist on tulnud küsimus, väga suur küsimus patsiendi ohutuse ravikvaliteedis on siis, kui töötatakse 2,0 ja 3,0. See, mida Eva-Liina tegelikult nagu enne ütles natuke nagu naljaga, aga me tegelikult ju kõik teame seda, et jätkuvalt on meie seas kolleege, kes nagu toetavad seda, et me töötaksime. Vähemalt 200 oleks ikka küll nagu meeskonnatöö mõttes ikkagi nagu viisakas. Aga tegelikult me ju toetame sellega selle nagu süsteemi nii-öelda kasvu ja jätkumist, aga ma tahan öelda, et see on sama suur, kui mitte veel ohtlikum patsiendi ohutuse ravikvaliteedi osas, kui justkui järsku see, et keegi nüüd ütleb, et ta kavatseb olla kirurg 0,75, kuidas palun. Et mõlemas on nagu, et igatepidi peaks patsiendi ohutust ja ravikvaliteeti jälgima ja hindama mitte ainult siis, kui on oluliselt vähem kui 1,0. Jah. Vägagi nõus eelkõnelejatega, et see sõltub suuresti ka töö iseloomust. Et ma lihtsalt toon praktilised näited, et olles töötanud circa 10 aastat EMO-st traumapunktis,
ma ei tunne, et keegi saaks kehvemat ravi, sellepärast et ma teen 2 valvet. Ma selle 2 valve jooksul käsitlen 80 patsienti. Et noh, ma olen seda teinud üle 10 aasta, ei ole mingit probleemi. Ja kirurgias natukene sarnaselt, et ma arvan, et kohe pärast residentuuri, kohe 0,5-ga ja niimoodi jäädagi, võib-olla ei ole nii mõnus tunne, aga kui sa oled mingi aeg teinud kõrgemal tasemel, mõneks ajaks nii-öelda vähemaks võtta 0,5 mingi aja vältel töötana, ma arvan, et see ei ole probleem, aga alla 0,5 ma kardan seda, et tekib lihtsalt endal see väikene ebakindlus, hirm, et okei, nüüd juhtub see, mis ma teen. Et kui sa mingit asja piisavalt palju teed, sa tunned ennast hästi. Ja tõesti, et tasub võtta nii, et sõltub sellest erialast ja sellest asutusest. Asutused on ka erinevad. See, mida teeb veresoontekirurg tükis versus mida teeb PERHis, tegelikult see on hästi-hästi erinev. Ja inimeste rollid on erinevad, et ega kõik kirurgid, me ei lõika esmaspäevast reedeni hommikust õhtuni. Meil on sellised tiksumise päevad, meil on polikliiniku päevad, meil on sellised päevad, kus me oleme valmis, et tuleb katastroof, ei tule katastroofi, tegeled paberitööga. Et jah, et ei saa niimoodi öelda, et ilmtingimata, aga minu isiklik kogemus 0,5 kirurgina mingi aeg on okei. Et siia on üldse nüüd raske midagi lisada, et täpselt see, et tegelikult mõlemad äärmused, ma arvan, on nagu keerulised. Et isegi kui näiteks mina olin kolmapäeval kogemata, ma tegin neid slaide ka, eks ju. Siis ma olin 8 töö juures. Ja siis neljapäeval ma tegin hästi intensiivselt tööd ja siis, kui ma läksin Kärdlast tulin lennujaama bussi peale, nagu ütlesin bussijuhile, et ma sooviksin sõita bussijaama. Siis ta ütles, et me oleme bussijaamas. Et ikkagi täpselt see, et mõlemad äärmused on ilmselt veidi kehvad, aga ja mõelge, kui meil oleks seal niimoodi, et mul on kolleegil nagu koormus, näiteks EMO-s ta teeb mul kokku 48 tundi, tal on 0,25 koormus, töö nagu kontakttunde, aga lisaks mul ongi talle veel 8 või 2 korda 8 tundi, kus ta teeb oma koolitab ennast, vaatab mingeid, et need on tegelikult meil ette nähtud nagu nominaalselt, aga kas need päriselt tulevad, eks ju, et see koormus, et kas sa lihtsalt teed ainult kogu aeg tööd, aga ennast arendada ei jõua, on ju, et seal on erinevaid kvaliteete on selle koormuse sees tegelikult. Ja selle aja sees, mis sa siis tööasjadele nagu, aga ühesõnaga mõlemad äärmused on nagu riskibusiness. Ja eks siin meditsiinis ongi palju selliseid ju vastuolusid või nii nagu jällegi minu lemmik doktor Villi ju ütles, et käituge meie sõnade, mitte tegude järgi, et ühelt poolt me kogu aeg räägime sellest, kuidas tuleks tervist hoida ja öösiti magada ja samas me ikkagi ütleme, et mingid kolleegid võiksid öösiti olla üleval ja kuskil valveid teha. Aga psühhiaatrite, ma ei oska seda koormust öelda, et kui palju pädevuse saavutamiseks, aga ma tabasin ennast mõttelt, et põhimõtteliselt et kirurg saaks teha endas eriala spetsiifilisi asju, siis ta peab olema ikkagi opi laua taga, aga põhimõtteliselt psühhiaater saab ju neid hindamisi harjutada ka ju vastutulijate peal ja niimoodi, et võib-olla et meil võib-olla ei ole jah see nii, et me saame, ütlen niimoodi, käe ja suu soojas hoida ka muidu. Ma olen aru saanud, et seda nagu ei soovitata. Ja, üks kolleeg lõpetas 80-tunnise töönädala ja üritas haigla töökiibiga oma autot lahti teha, nii et mõlemad on ohtlikud. Okei, aga võib-olla küsimus Juulile ja Eevale. Kas te tunnete, et osakoormusega töötamine on mõjutanud teie karjäärivõimalusi või professionaalset arengut? Mina töötan praegu tegelikult 1+ koormusega tuleb lõpuks kokku. Et nagu 0,5. Võib-olla ühe asutuse siseselt. Nagu Hiiumaal karjääri siis. See juhtus küll minuga, aga see juhtus selles mõttes. See on eesmärk. Et tegelikult sisearstides praegu meil on olukord ikkagi niimoodi, et meid on igal pool puudu, et tundub mulle, et see osakoormus ei mängigi nagu tegelikult just ma läksingi nagu suurde haiglasse ka nüüd osakoormusega, et maakonnad võib-olla ongi sellega harjunud, aga nüüd siis ka Ida-Tallinna Keskhaiglas olen siis mina osakoormusega, neid nüüd on tekkinud juurde. Et võib-olla see isegi selles mõttes karjäärivõimalust nii-öelda või vähemalt minu ravikvaliteedi osutamise võimalusi on parandanud. Pigem on minu vastus.
jah, mul on sama vastus, et kuna mul on neid osakoormusi mitu ja tõesti arteriaalset kirurgiat 0,6-ga, aga kokku töökohti, et ikka 1,0 tuleb ära. Aga see 1,0 on selles mõttes väiksem kui 1,0 arteriaalset töökoormust, nii et tänu sellele ma olen tegelikult saanud väga palju huvitavaid pakkumisi, millele ma ei ole pidanud ei ütlema, et teadusprojekt, üks sõeluuringu läbiviimise projekt, et neid võimalusi tegelikult on palju rohkem tulnud, sest inimesed teavad, et mul on aega, ma ei ütle kõigele ei, sest ma olen väsinud, teen valveid, et selles mõttes minu ütles hetkel on see plussiks olnud. Euroopa prognoosid siis, kui palju meil üldse arste vaja on. Euroopas ütlevad kõik, et kuna järjest rohkem inimesi pigem hakkab tegema tööd 0,8-ga, statistiliselt Holland on selles eriti hea näide oma 17 miljoni elanikkonnaga, siis kuna inimeste lihtsalt tööalased tingimused on paranenud. Meie tänane töötingimus meie maailmaruumis siin on paranenud, meie palgatingimused on paranenud, meie puhkuse tingimused on paranenud, mis tähendab, et inimesed saavad lubada endale 0,8-ga tööd, kui me räägime meie sektorist siin, kui meie sissetulek oleks 1000 ja mingit muud võimalust meil sissetulekuks ei ole, siis 0,8 sellest on oluliselt tingimuste langemine minu kui töötaja jaoks. Kui meie sissetulek täna keskmiselt Eesti arstil on 4000, 4500, siis sealt 0,8 peale täna me juba saame ennast tuua, mis toob kaasa tegelikult siis mitte arstide languse, vaid osakoormuse tulemise meie tööturule, aga selle võrra tegelikult töötajate suurema mahu. Täna selleks, et me tagaksime 1,0 arste, me peame tööle võtma 1,2. Sest et 0,2 on inimene tavaliselt kas haiguslehel, ta lapsed on haiged, ta on koolitusel ära, ta puhkab. Et selleks, et me ütleks, et inimene on 1,0 tööl, peame tegelikult võtma justkui 1,2 inimese tööle. Ehk siis, kui ta tuleb 0,8-ga, me võtame ta 1,0-ga ja nii edasi. Et see tegelikult toob kaasa rohkemate inimeste arvu süsteemis, kes töötavad siis osakoormusega. Jälle see logistiline, fantastiline väljakutse. Publik pakub AI-d appi, kindlasti tuleb ja on osakondi, ja asutusi, kes proovivad graafikuid AI-ga lahendada ja aidata. Võib-olla Madisel sarnased tulemused, võib tulla head, võib tulla mitte nii head tulemused, aga kindlasti me sinna suunda liigume ja siit mõned aastad edasi me näeme kindlasti muud võimekust graafikute koostamisel, kui täna on. Aga et seda, et me nüüd järsku vajaksime arste vähem selle tõttu, et meil on hästi paindlik tööaeg, inimesed on hästi motiveeritud ja kõik tahavad hästi palju tööd teha. Ei, me vajame pigem natuke rohkem töötajaid selleks, et me neile seda paindlikkust saaksime tagada. Jah, aga siis tuleb mõelda niipidi, et ega arste juurde kunagi ei tule ja seda hetke, et meil oleks piisavalt arste, et me tänapäeva ettekujutuses oleks kaetud kõik need vajadused, et keegi ei peaks töötama rohkem kui 1,0. Et seda tegelikult ka ei tule, ehk siis me peame selle varasemalt 1,0 töömahu suutma ära teha 0,8-ga, ehk siis tegema seda töötamist efektiivsemaks, ehk siis ikkagi veelgi enam võtma ära arstidelt neid rolle ülesandeid, mille jaoks ei ole ilmtingimata vaja 10, 11, 12 aastast eri väljaõpet. Ja neid asju ikkagi vähemalt ka psühhiaatrias üsna palju veel laua peal on. Psühhiaatrias, tegelikult kogu meditsiinis oleme liikunud ju hästi palju sinna suunda, et mida vähegi saab teha õde, et siis seda teeb õde, mida vähegi saab teha ilma õe kvalifikatsioonita, ma ei tea, see assistent või keegi. Ja ma arvan, et see suundumus jätkub psühhiaatrias ka sellel ajal, mis ma olen töötanud, ütleme 2007 alates seda nii-öelda käed küljes tööd või vahetut patsiendi tööd, et seda tegelikult igal juhul on jäänud vähemaks, aga samal ajal, kui vaadata neid patsiente, keda ma siis olen, kas siis, ma ei tea, meeskonna juhendaja või kaudsemalt abistanud või e-konsultatsioonidega, et see hulk on oluliselt tõusnud, nii et tõenäoliselt see tööaeg 0,8, ma arvan, see on hästi realistlik ja see on inimlik ka, siis oleks 3 nädalast nädalavahetused ja siis jõuaks puhata. Et kui see algne küsimus oli karjääri arengu kohta vist, et kas osakoormus toetab seda, et ma arvan, üks pool, kuidas see toetab kindlasti inimeste, arstide või meditsiinitöötajate karjääri arengut on see, et see suurendab ka töökohtade voolavust, et kui sul on võimalik minna osakoormusega midagi proovima, siis see on palju suurem tõenäosus, et sa oled valmis seda tegema ja võib-olla see sobib sinu jaoks, võib-olla see ei sobi sinu jaoks. Aga kui sinu ainuke valik ongi see, et sa nüüd lõpetad oma eelmise täiskohaga töökoha ja nüüd lähed kuskil teise, et see on palju suurem commitment, et see annab ka võimalustele katsetada võib-olla natuke rohkem erinevaid asju, leida enda jaoks õige karjääritee.
ma võib-olla lihtsalt lisan selle, et eks kuna mina olen ka aasta küsimust saanud, et kas residentuuri prodekaan saab töötada 0,5. Ülikool näeb ette, et ma töötaksin üldse 0,25 sellel alal. Tegelikult see ei tule välja. Professor Rutt Kalda on minuga väga nõus, kes koos minuga on õppeprodekaan, et see 0,5 kuni 0,7, me enam-vähem ilusti oma aega jälgime sinna kanti. Miks ma täna olen jätkuvalt arst koos sellega, on sellepärast, et esiteks mulle väga meeldivad patsiendid. Ma käin nii-öelda kliinilist tööd tehes, saan seda nautingut sellest kliinilise raviteenuse pakkumisest patsientidele, aga tänu sellele tean ma, mida me õppes peame tegema selleks, et õpe oleks parem. Ehk siis nagu me täna korra läbi kõlas ka, et need osakoormused tegelikult võivad mõlemale töökohale tulla kasuks ja selle võrra on töötaja tegelikult tugevam mõlemal positsioonil. Et oleneb muidugi töökohast, mis siis teha. Minu kontekst näiteks mõlemad minu töökohad üksteist nii-öelda toetavad ja aitavad nagu mõlemat suunda edasi nügida. Kindlasti vaheldusrikkam. Aga kui me räägime, väga ilusti jõudsime residentuurini, kui me mõtleme sellele, et see on ENÜ-sessioon, siis meie teame, mis on praegu osakoormusega residentuuri ütleme, sooritamiseks vajalik ja enamus sellest diskussioonist on ikkagi keskendunud sellele, et kui sa oled nagu valmis eriarst, kuidas siis töötada osakoormusega või nagu rakendada ennast võimalikult nagu heal moel, võib-olla mitte 1,0, 1,8, mis iganes koormusega. Aga kui me räägime residentuurist, siis võib-olla Helen kiire kokkuvõte saalis viibijatele, kes võib-olla ei ole nii kursis sellega, mis tingimustel saab osakoormusega residentuuri teha ja kui palju praegu residente seda kasutab. Et ma loen need tingimused ette. No hästi lühidalt. Residentuuri eeskirja punkt 2.2.3. Ja täna 3 tingimusel tegelikult, et täna saab osakoormust võtta 11 kuu jagu tsüklid, ehk siis kokku peaaegu 2 aastat olla osakoormusega residentuurist. Programmid on meil täna enamus 4-5 aastat. Nii et põhimõtteliselt selle võrra residentuuri justkui 1 aasta võrra pikeneb. Ehk siis see ei ole nii, et sa teed täna 4 aastat residentuuri 8 aastat ja 5-10, sa teed 1 aasta võrra kauem, kui sa võtad maksimaalselt kogu aja välja. Ja osakoormusega saab siis täna olla lapsega alla 3-aastase lapse hooldamiseks, doktoriteaduste tegemiseks või sul on keegi lähedane, kes vajab suuremas siis omakse hooldust. Ja osakoormus täna on meil ainult 1,0 või 0,5, ehk siis osakoormus on ainult 0,5, mis on täna, kui ta tuli tänaseks juba 2020, eks ju, oli puhtalt sellepärast nii, et oleks võimalik seda juhtida. Et kuidas me 1,0 ära teeme, kui 2 kuud teed 0,5-ga, siis on 1,0 tehtud. Ja? Et seda 0,8 ja 0,75 on oluliselt keerulisem kokku hakata lugema. Et ma usun, et ühel hetkel me liigume pigem sinna, et see osakoormus ka Eesti kontekstis on see, et sa teed residentuuri 0,8-ga, mitte 0,5-ga. See ei ole veel tänane päev, aga pikas plaanis ma arvan, et me sinna suunas liigume. Ja kogemused selle ajaga tänaseks siis on meil sektoris olemas. Meil on neid, kes ütlevad, et osakoormus on suurepärane, sest minu juhendajad on osakoormusega. Ja ma saan panna siis need residendid, kes on osakoormusega kokku nende juhendajate, kes on osakoormusega ja mõlemad on nagu täpselt samal ajal tööl, täpselt ühe korra, kõik on ideaalne. Ja meil on neid, kes ütlevad, et just nagu siin täna ka meil kirurg ütles, et aga tal ei ole veel seda kogemust, tal ei ole veel seda professionaalset nii-öelda võimekust, pädevusi käes ja kuidas me siis ikka oleme päris kindlad, et ta selle pädevuse saavutab, kui ta käib iga hommik ainult 3 tundi või esmaspäevast kolmapäevani, kuidas siis ikkagi nagu lahendada see kõhklus, et äkki me ei suuda teda piisavalt pädevaks õpetada, seal õhus täna on. Ja mulle meeldivad need arutelud, diskussioonid meie üldjuhendajatega, mis me suunas me täna tahame liikuda, on loomulikult see, et me tahame liikuda sinna suunda, et osakoormuse palvega oleks võimalik iga eriala residendil pöörduda oma eriala üldjuhendaja poole. Sest fakt on tegelikult, et 48 erinevat programmi, rääkimata 147 erinevast baasist, kellega meil täna on lepingud Tartu Ülikoolil. Nende kõikide töökorraldus on, täna siin kuulsime mitme erineva osakonna, sealt tegelikult tuleb see vastus, kas osakoormus on võimalik, kas meie töökorraldus tegelikult tagab pädevuse, kas me saame teda õpetada, kas meil on kõik nii-öelda justkui kontrolli all, kui resident on osakoormusega. Ehk siis see vastus võib tulla selle baasi või juhendaja poolt või üldjuhendaja poolt, et kahjuks sellel hetkel ei ole, jah. Aga see vastus võib tulla väga paljudel juhtudel ka, et see on tehtav ja see sobib mõlemale poole. Et nii tööandjale kui töövõtjale, eks, ja tänane osakoormus, meil on täna immatrikuleeritud 800 aktiivõppes, kuskil 600 residenti, keskelt läbi on osakoormusega
konstantselt 20-25 residenti, mitte rohkem. Aga see nende kogemus näitab, et nad tegelikult on õppes sellel hetkel, kui nad muidu oleksid peatanud. Ehk siis nad on mitte 0, vaid 0,5. Ehk siis nad tulevad sellel hetkel, kui nad ei saa töötada 1,0, aga nad saaksid töötada 0,5, mis tegelikult tagab nende nagu kas varem tööturule tulemise või püsivamalt tööturul olemise sellel hetkel, kui nad tegelikult ei saa olla 1,0, aga nad saaksid olla 0,5. Ja enamasti, kui see otsus on tehtud, on nad ülimalt motiveeritud residendid. Sellepärast, et nad on tulnud oma tööandja juurde läbirääkimised on möödunud võidukalt ja nad on tõesti äärmiselt motiveeritud, nii et nii-öelda sealt edasi ühestki neist minu kogemusega tänaseks ei ole saanud probleemset residenti, mitte ühestki. Jah? Et nad on väga vastutulelikud, sest et neile on vastu tuldud. Jah? Just kuulsime siin, et see tõstab töötaja motivatsiooni, aga ta toob kaasa selle, et me peame individuaalsele tasemele minema, resident tuleb, küsib, kas on võimalik, siis minnakse osakonna juurde, osakonna juht hingab sisse-välja. Ja kui tal on kogemus juba osakoormusega töötajateks, ütleb, et ma tean küll, kuidas seda teha. Mul on selleks tööriistad, mul on selleks oskused, me saame ka sinuga hakkama, eks. Aga kui seda kogemust ei ole, siis on see keerulisem tulema, aga ma usun, et kogemus laieneb. Väga kena. Nüüd paar küsimust veel publikust. Kuidas töötab meeskond, kui nad isegi ei kohtu, sest vahetavad üksteist välja? Siis tuleb nad kohtuma panna, ma ütleks niimoodi. Õnneks jällegi praeguseks, kui me räägime kaugtöö, siis see oli ainult patsientide vastuvõtmine, vaid igasugused ka videokoosolekud ja mis ma olen nõus, on mitte alati kõige parem lahendus, ütleme sellisteks koosolekutest, kus tuleb midagi arutada või väidelda. Küll aga on videokoosolekud väga head sellisteks koosolekuteks, kus on ütleme mingite info jagamine või mingite arvude või aruannete selline kiire esitlus, et siis ta hoiab palju aega kokku. Et ehk siis tuleb appi meil tavaliselt virtuaalne ruum, kui koha peal füüsilist ruumi ei ole. Aga hea praktika ikkagi oleks, et töötajad aeg-ajalt üksteist või ka mind näeksid. Ja. Aga muidugi see ei ole, see ei ole ju nüüd tekkinud probleem, et see on ka täistööajaga töötajad, kelle valvegraafik võib lihtsalt olla nii, et nad omavahel ei kattu, et on ühes osakonnas töötanud aastaid, aga nad ei ole võib-olla peaaegu pruukinud või korra näinud parklas ainult, nii et see ei ole ainult osakoormuse või paindliku tööaja korralduse küsimus. Me järjest. No meil näiteks siis arstid vahetavad üksteist välja, eks ju, ja sisearstina tegelikult ma olen seda terve aja teinud 2020. aastast alates, kui ma lõpetasin. Ja eks see ongi, see esimene päev on, me telefonidel sageli vahetame infot või mõnikord lihtsalt tehakse väljatrükk, kes seal on ja mis seal on. Või siis lihtsalt loedki ravipäevikust ja lood endale selle. Ja siis esimene päev on raske. Väga raske. Miks see? Mina olen suke reaktiivne tüüp, et ma proovin, iga kord ma olen mingi ära lihtsalt, et me mõtleme kõik erinevalt, eks ju. Et teisel kolleegil oli mingi teine loogika. Et eks seal ongi see üleminek on natukene keeruline töötajale endale, ma ütleks, et teise arsti patsientide ülevõtmine, aga muus osas näiteks seal ju ülejäänud meeskond niimoodi ei vahetu, et näiteks osakondades põhiliselt, mis meil on siis Hiiumaal kirurgia statsionaar, et seal on need samad õed, need samad hooldajad, nad teavad neid patsiente ja nii edasi, ja alati saab ju helistada ja küsida, et selles mõttes seal ma väga ei näe, mis meil on küll olnud selles mõttes küll probleeme, et kui meil tulevad mitmed uued töötajad, kes siis ongi näiteks arsti-õde, kes mõlemad on uued ja et seda kogemust näiteks meie juures spetsiifiliselt töötamisest ei ole või tule mingid asjad niimoodi välja nagu võiks, et siis on tegelikult alati parem, kui on keegi vanem oli ja seal olemas, et seal on küll mingisugused riskikohad, et need mingid teatud kohad on probleemsed, aga suures joones see ikkagi töötab, ma ütleks. No üldiselt veresoonte kirurgia on selline eriala, kus siis soolokirurgiat on päris vähe arteriaalses süsteemis eriti. Et me teeme nagunii enamus oppe teeme 2, 3, 4. Ehk siis, kui see inimene, kes tegi opi, teda järgmisel päeval millegi pärast ei ole, siis võtab üle ala esimene assistent või teine assistent, kannab selle info ette, et mis tehti. Et selles mõttes oleme üsna kursis. Ja teine asi, et
vähemalt mulle meeldib selline traditsioon, et kui reedel lähed töölt ära või neljapäeval, pikk nädalavahetus, et siis annadki kellelegi, kes sa tead, et on järgmisel päeval kohal, annad info üle ja mulle meeldib ka kirjalikult, et patsient see, alates seal põhiline probleem see, vaata seda. Et tegelikult see on hästi-hästi oluline, sest meil on kombeks see, et üks patsient, üks arst, kes teab neid detaile, et tihtipeale detailidest saavad suured katastroofid alguse, et sa pead selle info ilusasti edastama, et selles mõttes asi toimib. EMO-s tihtipeale on nii, et tuled kohale, vaatad, arst on juba ära läinud, õde teab õnneks, et kas selle patsiendiga peab midagi tegema, peab seda kuhugi viima või kas meil on kuskil veel mõni patsient peidus, et seal on natuke keerulisem, sellepärast et inimesed töötavadki mitmes kohas, et a la, kes on ortopeedia resident, ta peab kella 8 juba või varem olema valve üleandmisel, et mõnikord on sellist, aga seal meil on nii-öelda vahendaja on siis õde ja see enamasti toimib, et küsid, et kuule, et Valja, ütle mulle, mis ma selle patsiendiga tegema pean, et mis see plaan oli. Valja teeb tavaliselt rohkem kui arstid. Absoluutselt. See kahe nurga alt saab seda võib-olla vaadata, et see sihuke igapäevane kliiniline töö, ma arvan, seal ei ole nagu probleemi. Erakorralises meditsiinis eriti meil ei ole, õnneks veel on aeg nagu selline, kus enamike patsiente maksimaalselt antakse ühe korra valvelt valvele üle, et enamasti nad on liikunud edasi selleks ajaks, kui uuesti valvevahetus tuleb, et meil ei ole võib-olla neid patsiente, kelle me peame seal päevast päeva jälgima, et see on nagu nii tavapärane, et valve lõpus antakse järgmisele valvele patsient üle ja see kliiniline töö nagu toimib ilusti. Ma arvan, võib-olla raskem ongi, kui mõelda seda nagu meeskonna toimimist nagu laiemas aspektis, et kuidas ongi kogu see info edastamine, need arutelud, läbirääkimised, et ongi, kui on vaja paljudeks asjadeks ikkagi oleks vaja inimesi ühte ruumi kokku saada, mingid asjad läbi rääkida ja kui on väga palju osakoormusega töötajaid, see tähendabki, et kõik töötajad kas lõpetavad praegu valve, alustavad praegu valvet või on kuskil teises Eesti otsas, et lõpuks nagu leida selliseid ühiseid aegu on väga keeruline, et võib-olla mõne teema kohta peabki tegema siis nagu mitu erinevat kohtumist nagu gruppidega eraldi või siis kasvõi kui on vaja mingit asja arutada, ma ei tea, näiteks 3 erineva arstiga ja siis hakkad graafikust nüüd järgi ajama, et läheb kuskil 2-3 nädalat enne, kui kõik on nagu sinu juurest läbi ringelnud, et saad kõigi selle infovahetuse ära teha. Et kui osakoormusel hästi palju plusse, ma arvan, plussid kindlasti kaaluvad miinused üles, aga minu jaoks on nagu üks võib-olla siuke suuremaid miinuseid, et kuidas seda info välja hoida, kuidas neid kõiki kaasata seal. Uuringud on näidanud, et kõige ohtlikum aeg patsiendil olla haiglas on valvevahetus. Ehk siis esmaspäev, millest Julian rääkis, jah. Aga see on tõestatud, me teame seda ja mis me selle tõendusega võiksime teha, me võiksime seda arvestada. Ehk siis kui me teame, et see on kõige ohtlikum aeg, siis me saame sellesse panustada teadlikult, et see oleks ohutum. Siin on mõned küsimused, kas on häid näiteid juba kõlasid, et head näited Eestis siis residentuuri tegemisest osakoormusega on enamasti nendelt erialadelt, kus on rohkem ambulatoorne vastuvõtt, mida on väga lihtne teha esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja teisipäeviti, neljapäeviti mitte. Ravikvaliteet absoluutselt ei kahjustu sellest, eks ambulatoornsed erialad on osakoormusega väga rahul ja teised, kes on täna väga rahul, on erialad, kus on ainult valvetöö. Et seda on ka võimalik teha nagu esmaspäeviti, neljapäeviti ja kokku tegelikult olla osakoormusega. Ehk statsionaarne töö, patsientide püsiravi edasi andmine situatsioonis, kus iga päev neid jälgitakse, midagi muudetakse, tehakse, see ongi kõige väljakutsujaid pakkuvam ka residentuuri programmides. Aitäh! Paneks siia lõppu ühe sellise lühikese ja hea sõnastusega küsimuse. Residentuuri osakoormus 0,8. Millal saab? Mina ei küsinud, publik küsis. Sina küsid publikust? Publik küsis. Publik küsib. Siis kui me ühiselt selleks valmis oleme? Väga ilus vastus. Aitäh teile! Meie aeg on vist täis. Te küsisite väga palju küsimusi, me täname.